Autonet.ee tänane proovisõit on tuttuue 4. põlvkonna Lexus GS-iga. GS-id ilmusid müüki 1991. aastal. Kui esimene GS oli niisugune ääretult vaadatav, siis vahepealsed mudelid kuidagi kaotasid oma sära ja mäletad, olid isegi need kurvasilmsed E-klassi Mercedes kopeerivad topelt esituledega versioon. No, tagant olid nad ka sellised suhteliselt mitte midagi ütlevad. Aga õnneks siin paar aastat tagasi Lexus töötas välja sellise auto nagu LFA. Ja sellelt mudelilt on nüüd uus GS saanud mitmeid huvitavaid detaile ja elemente. Ja samas on see auto muutunud jälle selliseks sportlikult ilmekaks, mõnusaks, vaadatavaks ja sisu on muidugi Lexusel olnud alati tasemel. Autode disain väärib alati tähelepanu, seda enam siis premium segmendi oma. Isegi tagaosa. Tavaliselt, kui mingi auto tagumist otsa tehakse, siis see võetakse niisugune kas üks kumerpind või niipidi või horisontaalselt või vertikaalselt. Ja siis lihtsalt tehakse siia auk numbrimärgi jaoks, pagasiruumi luugi avamise jaoks, tulede jaoks, siis siin on tegelikult, see kahjuks kaamerasse, tähendab see pildile kuidagi ei jää. Aga siin on kõik need eri tasandil asjad on omaette disainitud ja eriti mulle meeldib see logo siin. Siin on nagu väike niisugune mõhk, ta tuleb välja ja see logo tundub nagu oleks siia pleki sisse vajutatud. Ääretult niisugune huvitav ja originaalne. Ja ka küljelt vaadates, kui eelmine GS oli pigem niisugune kupee luukpära, siis uus on täiesti korralik sedaan. Aga selle auto kõige silmapaistvam osa on siin ees see esivõre. Lexus küll ütleb, et see on liivakella kujuline või niisugust välja veinitatud trapetsi kujuline. Tegelikult ta meenutab sellist Star Warsi Darth Vaderi kiivrit. Luke, I am your father. Sisedisain iseenesest on väga lihtne. Üks pikk sirge joon, kuhu kõik vajalikud näidikud ja valitsed on ära mahutatud. Uue lahendusena on meil siin olemas analoogkell. On teatud hulk inimesi, kes seda hindavad. Mina kahjuks nende hulka ei kuulu, aga on siis on. Ja kõik materjalid on muidugi pehmed ja mõnusad ja ka silmale ilusad vaadata. Viimasel ajal on autotootjad hakanud tähelepanu pöörama ka auto kõlale, sest mootorit optimeerides kaob küll väiksemaks kütuse kulu, aga samas ka korralik hääl kaob ära. Ja seetõttu võetakse nüüd kasutusele sellised generaatorid, mis annavad autole korraliku kõla. Ja ka GS 250 on olemas täpselt samasugune asi. Kuulake. Tegelikult siin ees on 2,5 liitrine V6, aga hääl on selline, nagu oleks seal mingi V10 või V12. Hübriidajam seevastu võimaldab sõitu alustada täiesti hääletult ja kütust kokku hoides. GS 250 ja GS 450 hash vahe ei ole tegelikult ainult hübriidajamis. Hübriidversioonil pööravad ka tagumised rattad, aidates siis kurvides või siis möödasõitudel autoga paremini manööverdada. Suurt tähelepanu on pööratud ka GS-i aerodünaamikale. Hübriidmootoriga versioonil on sellised uuendused nagu siledad põhjalused katted ja suletavad õhuvõtuavad. Ja isegi tagumistel tuledel olevad ribid on pandud selle kaalutlustega, et nad suurematel kiirustel annaksid autole stabiilsust juurde. Eelhäälestatud sõiduseadeid on 4. Kui me paneme auto käima, siis ta on nii-öelda normaalses positsioonis. Keerates seda nuppu siin veidikene vasakule, jõuame ökonoomsesse režiimi, aga nii-öelda kõige mõnusamad seaded on siin paremal. On sport ja sport pluss. Hübriidmootoriga GS on muidugi selles mõttes pisut ohtlik auto, et nii kui veidikene gaasi vajutad, oled kõikidest liikluspiirangutest läbi.
patt oleks muidugi öelda, et GS-iga ei ole mugav sõita, otse vastupidi. Siin on selline tunne, nagu sa oleksid Michael Knight, kes kitiga loojuvale päikesele vastu tõttab.